No tšau, kutid tüdrukud, hakkame täna siis tegema kõrvitsapüree suppi ja mis meil siis muud läheb vaja kui kõrvitsad, natuke köögivilju, viskame need kõik ahju, pärast kõik Blendteki blendrisse ja valmis, on ju? Davai, võtame siis kõrvitsa ette, lõikame ta ilusti pooleks ja korjame kogu seemne jama siit välja. Nii, seemned võtsime välja, siis ma lõikan ta kohe natuke väiksemaks ja saame ta ilusti ära koorida. Ja kõrvitsa puhul siis või ükskõik milliste köögiviljade puhul, mis me teeme, me ei pea neid väga väikesteks õnneks hakkima, sellepärast ongi püreesuppe hea teha, et kõik, mis tahad, paned sisse ja põhimõtteliselt on valmis kohe. No. Et kui me praegu kõrvitsasupist üldse räägime, siis ma ei tea, kuidas teil on, aga ma mäletan siiamaani, kuidas mu vanaema kogu aeg lapsepõlves tegi kõrvitsasuppi ja mulle räigelt meeldis see, aga kahjuks ei ole üldse selline kõrvitsasupp, nagu mina täna teen. Et minu vanaema tegi kunagi niimoodi, et ta tegi mannaga, et rahulikult pani sinna samamoodi, seal oli küll ainult kõrvits, seal väga palju muid asju ei olnud ja sinna läks mannat ja piima ja ta tegi nagu, see oli nagu siuke lapsepõlvetoit. Et jah, selles mõttes võib-olla peaks seda ka tegema. Andke mulle teada, kas te tahate seda, siis ma annan teile teada, kas ma tahan seda teha. Nii, ja kui kõrvits on puhastatud, siis lõikame ta sellisteks suuremateks tükkideks, et ei pea väga, et sa ei pea väga siin Masterchefi mängima, et head suppi saada, et lihtsalt chopidki niimoodi karmilt ära ja oleneb kui karmilt. Ja nüüd sa võid tegelikult juba ahju ka sooja panna. Ahju me paneme 220 peale ja kas siis ülevalt alt küpsetus või võid ka kasutada grilli. Porgandiga samamoodi, porgandi võid veel pooleks lõigata ja kõik läheb ühe plaadi peale ja siis sujuvalt ahju ilusti päikse alla peesitama. Nii, saab ilusa päevituse peale. Nii, aga kõik käibki suht kiirelt, et sul ei ole vaja siin, ma ei tea, mida teha, on ju. Samamoodi seller ja mõnusalt lähebki. Nii, paneme porrud siuke väiksema tükikese, samamoodi jällegi natuke tükid väiksemateks ja läheb. Nii, sibula puhul siis samamoodi puhastame sibula ära kiirelt ja sa ei peagi väga palju siin midagi tegema, et sibulat ilusti koored maha ja samamoodi lõikame natukene väiksemaks. Nii, samamoodi siis läheb meil kiirelt siia ka küüslauk ja küüslaugu puhul siis jällegi sa ei pea siin väikesteks tükkideks teda tegema, vaid oluline on see, et ta saaks ilusti seal grilli all natukene pruunistuda ja natuke karamelliseeruda. Nii. Ja panni peale. Siis natukene veel ingverit. Ingveri puhul paneme siukse tibakese, koorime ta lusikaga ära. Lusikaga minu meelest kõige kergem ja kõige mugavam teda koorida, et mingit probleemi ei ole. Nii. Ja ingverit siis praegu ma võtsin siit pöidlajagu, aga sellest pöidlajaost me võtame ainult siuke pool, et ta muidu läheb liiga natukene teravaks. Ingveri puhul sa võid ta natukene rohkem hakkida. Läheb siia peale. Maitsestame siis kergelt ära. Me paneme siia oliiviõli natukene, et maitseained ilusti külge hakkaksid. Ja kindlasti siis tavaline, mitte extra version. Ja siis paneme siia soola ka. Himaalaja soola kasutan ma igal pool. Siis paneme kurkumit ja kurkum ilusti värvib, et kui sa tahad natuke paremalt ja mugavamalt elada, siis sa võid ka segada pärast kõik kinnastega ära. Siis paneme tšillit. Nii.
ja siis natuke ka muskaatpähklit. Ja siis paneme natukene veel maitseks ka värskeid ürte, paneme siia rosmariini ja et siit ilusti õlid välja saada, nüri osaga natuke taod, tulevad õlid välja, sa juba tunned väga head lõhna. Ja läheb meil samamoodi siia, et ära teda laiali väga lammuta, ainult sellised suuremad oksad, siis sul on lihtsam teda pärast kasutada ja värsket tüümianikka ja siis samamoodi see siia sujuvalt üle. Nii, ja siis kui sul on kõik siin olemas, siis rahulikult segada läbi kätega. Kui tahad, kasuta kummikindaid, nagu ma mainisin, jäävad sul käed ilusti puhtaks. Nii, laotame ta ilusti ühtlaselt siia panni peale ära ja siis läheb meil ahju. Võib minna kuni 45 minutit, oleneb jälle, kuidas sa teed seda ja kui võimas su ahi on, soovitan grilliga. Nii, aga siis vahepeal vaatame, mis siin ahjus toimub. Issand, kui head lõhnad tulevad. Näete, ilusti röstitud. Ma segan ta veel korraks läbi ja siis lasen tal natukene veel seda küpsetada ja siis läheb blendrisse. Aga nüüdseks on meil siis ahju köögiviljad valmis saanud. Et oluline, mida sa peaksid siis silmas pidama, on see, et kõik läheb blendrisse ja purustame kõik ilusti ära. Ainuke asi, mida sa silmas pead pidama, et sa neid okse ei pane siia. Et rosmariin, tüümian, et ta väga kõvaks ei läheks ja sellised saepurutükid sisse ei lähe, siis oleks väga hea. Et tüümianiga ei ole hullu, et tüümian on pehme, aga rosmariini kindlasti ära siia sisse pane. Siis võtame kookospiima ja valame siia seda kookospiima rahulikult peale. Siuke 200 grammi umbes ja siis paneme ta siia blendrisse ja mis mulle selle blendri puhul ülimeeldib, supp tuleb nii kreemine, et ma armastan seda blendrit ja samal ajal, kui ma vajutan siia peale, siis ma saan ka teiega rahulikult edasi rääkida, sellepärast et see blender on lihtsalt nii vaikne. Ja siin ta praegu purustab. Vahepeal tuleb võib-olla vedelikku natuke juurde panna, siis pane kindlasti keedetud vett pigem. Öelda purustatud on ja panen uuesti siia. Jou, rahvas! Nii, ja tundub, et hakkab valmis saama, siis korraks teeme veel väikse maitsetesti, et kas soola on piisavalt, siis paneme natukene ka veel universaalset maitseainet. Ma lihtsalt armastan kõrvitsasuppi. Natukene veel seda. Universaalset maitseainet ei pea isegi liialdama, ainult natukene. Ja korraks veel läbi ja saamegi serveerima hakata. Nii, ja kui meil see supp siin ilusti valmis on, siis saame serveerima hakata. Võib ka otse siit kannust valada. Minule meeldib ilus siuke tummine, kui sina tahad vedelamat, siis sa saad alati panna natuke rohkem veel vett juurde. Pudistame natuke siia veel fetat peale ja lisame sellega natuke siia kreemilisust. Kaunistuseks veel väiksed oksakesed. Tüümianit puhastame ilusti taldriku äraga. Ja ongi valmis. Mõnus kõrvitsapüreesupp. Ma loodan, et see mõnusalt kosutab sind sellel külmal ajal. Aitäh sulle! Tšau!